Türgi president Recep Tayyip Erdogan saatis Vladimir Putini lõplikult pikalt ja tegi oma valiku, keda toetada, ja see ei ole Venemaa. Praegu üritab Türgi vabaneda Venemaal 2019. aastal ostetud õhutõrje raketisüsteemidest S-400. Sel viisil püüab Erdogan lõplikult leppida Washingtoniga ja saada need 5. põlvkonna varghävitajaid F-35. Kuid mis on oluline, Erdogan teatas ka teravalt, et kasutab kõiki oma kanaleid, et avaldada Vladimir Putinile survet sõja lõpetamiseks. Aastaid mängis Recep Tayyip Erdogan kahekordset mängu, mida paljud pidasid kinda peale minekuks. Ühelt poolt suhted läänega, teiselt poolt suhted Venemaaga. Ja teate, Erdogan esitles end maailmale kui asendamatut silda Lääne ja Kremlini vahel. Tema peale panustati ka Moskvas ja samal ajal nii Washingtonis kui ka Brüsselis. Ja paljud analüütikud ootasidki, et varem või hiljem pöördub Türgi president, kes on solvunud Lääne peale sanktsioonide ja relvamüügi keelu pärast, lõplikult Moskva poole. Aga sel nädalal NATO tippkohtumisel omaenda pealinnas Ankaras tegi Erdogan lõpuks valiku ja see osutus täiesti vastupidiseks paljude ekspertide ootustele. Türgi astub avalikult ja ühemõtteliselt Ukraina ja Lääne poolele. Ja Venemaad nimetas Erdogan mitte partneriks, keda tuleb meelitada, vaid surveobjektiks, keda tuleb lihtsalt survestada, et saavutada rahu. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos, sest siin on väga palju varjatud ohte, millest tuleb kindlasti aru saada. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Täna ilmus uudis, et Türgi loobub lõplikult 2019. aastal Venemaalt ostetud S-400 õhutõrje raketisüsteemidest. Aga räägime kõigest järjekorras, sest Ankara S-400 müük on vaid jäämäe tipp. Avades NATO tippkohtumise istungi juba 7. juulil, ütles Türgi president lause, mida oleks temat veel aasta tagasi olnud raske ette kujutada. Tsitaat. Ukrainat toetades kasutame samal ajal oma kanaleid suhtlemiseks Venemaaga, et suunata teda rahu poole. Ja kohe sidustan kindlalt Washingtoni ja Kiievi joonega. Tsitaat. Me jagame president Trumpi rahunägemust Ukraina sõja küsimuses. See tähendab, et siin pole enam mingit kahemõttelisust. Erdogan ütles otse välja, et on Lääne ja Ukraina poolel. Ja see pole lihtsalt tühi retoorika, millel pole mingit sisu. Ei. Türgi toetab oma sõnu relvadega ja see on teine võtmemoment Türgi järsuspöördes, näoga Lääne ja Ukraina poole. Erdogan ütles otse välja, et lisaks sõjalisele abile, mida Ankara juba Ukrainale annab, tehakse seda omaenda riiklikest varudest. Türgi jätkab panustamist Bureli programmi. See on mehhanism, mille kaudu partnerriigid ostavad Ukrainale relvastust. Selles mõttes ei ole Erdogan konfliktis kõrgemal seisev vahendaja. Ta on ühe sõdiva poole Ukraina relvade tarnija. Samal ajal arutatakse Ukraina allikate andmetel ka Türgi ründedroonide Bayraktar massilisi tarnimisi. Just nende droonidega algas omal ajal ka Ankara ja Kiievi sõjaline sõprus. Ukraina sõjas jagab härra Trumpi rahunägemust. Avaldan toetust Ukraina prioriteetsete vajaduste nimekirja algatusele. Ukrainale oleme andnud oma riiklikust inventarist. Miks sai see Recep Tayyip Erdogani kannapööre võimalikuks just praegu? Vastus peitub selle nädala teises suures uudises, mis on tihedalt seotud esimese uudisega. Isiklikus kokkuleppes Trumpi ja Erdogani vahel. 7. juulil Ankaras, vahetult enne tippkohtumise algust, teatas Trump sellest, mida Türgi oli aastaid taotlenud ja mis veel hiljuti tundus võimatu. Trump teatas, et USA tühistab sanktsioonid, mis kehtestati Ankarale karistuseks Venemaa S-400 ostmise eest 2019. aastal. Ja et otsus müüa Türgile 5. põlvkonna hävitajaid F-35 on juba praktiliselt tehtud. Trumpi sõnastus oli praktiliselt demonstratiivne. Tema enda sõnul ei ole tal mingit kahtlust F-35 müümisest Türgile. Ja mis peamine, ta selgitas, miks. Ja see selgitus oli otsene löök Raja Erdogani kui Venemaa-meelse liidri mainele. Tsitaat. Türgi on paljudes aspektides palju lojaalsem kui teised riigid, kes meie arvates peaksid olema lojaalsed. On ilmne, et see paitas Erdogani ego ja ta vaevat riskib Trumpiga sõlmitud tehingu rikkumisega ainult selleks, et säilitada sõprust Putiniga. Siin peitubki kogu selle, ütleme nii, vahetuse olemus.
Tagasipöördumine F-35 programmi, mis on lääne kõige kaasaegsem hävituslennuk, ei sobi tegelikult kokku selle Venemaaga lähenemisega, mille nimel Türgi omal ajal S-400 ostis. Sest olgem ausad, jutt ei käinud mitte rauast, mitte õhutõrje raketisüsteemist S-400, ei. Jutt käis poliitilisest sammust. Erdogan näitas siis kogu läänemaailmale, et kui te ei võta Türgit oma perre, ei müü meile F-35 lennukeid ja nii edasi, siis Türgi lihtsalt läheneb teie vastasele Venemaale. Ja siin ongi teile esimene samm. Me ostame Venemaalt S-400. Aga Ameerika Ühendriigid ei jäänud siis vastuseks vait. Peamine juriidiline takistus F-35 tehingule on Ameerika 2020. aasta seadus, mis keelab F-35 müügi seni, kuni Ankaral on alles Vene õhutõrjesüsteemid. See tähendab, et F-35 hind on loobumine Vene relvastusest. Märkimisväärne on ka veel üks detail, millele vaatlejad praegu tähelepanu juhivad. Varasem idee anda Türgi S-400 Ukrainale ei teostunud ja nüüd peetakse seda ebatõenäoliseks, kuna nii Trump kui ka Erdogan on tõenäoliselt vastu Vene süsteemi saatmisele Ukrainasse. Kuid läbirääkimiste suund on enam kui ilmne. Türgi liigub Venemaa kaitsesõltuvusest Ameerika kaitsesõltuvuse poole ning saab vastutasuks mitte ainult F-35, vaid ka mootorid oma enda hävitajale ka. Lõpuks, et Washingtoniga lõplikult ära leppida ja saada neilt 5. põlvkonna varghävitaja F-35, üritab Türgi nüüd neist Vene õhutõrje raketisüsteemidest S-400 lahti saada. Ankara on juba küsinud Moskvast nõusolekut nende edasimüümiseks kolmandale riigile ning Türgi väljaande Hürriyeti andmetel võivad selleks riigiks olla Araabia Ühendemiraadid või Katar. Ankara tuli selle algatusega välja eelmisel nädalal enne sel nädalal toimunud NATO tippkohtumist. Mõni kuu tagasi tegi president Recep Tayyip Erdogan ettepaneku tagastada S-400 kompleksid Venemaale, kuid Türgi ametnike sõnul ei leidnud see idee toetust. See tähendab, et venelased ise ei tahtnud neid S-400 süsteeme tagasi võtta. Türgi pakkus ka Ameerika Ühendriikidele võimalust võtta nende õhutõrjesüsteemid üle kontroll, kuid jätta raketid endale erandlike olukordade jaoks. Ankara arvates oleks aidanud hajutada muret, et S-400 kogutavad andmed võivad ohustada F-35 stealth-omadusi. Kuid Washingtonile ei sobinud ka see variant. Nad ütlevad, ei, vabanega neist täielikult, et neid Vene raudtükke Türgi territooriumil üldse ei oleks. Samal ajal kirjutas ajalehe Hürriyet ajakirjanik Abdulkadir Selvi reedel, et tema kogutud andmete kohaselt on S-400 kompleksid juba müüdud kolmandale riigile ning tehingust teatatakse täna või homme. Väidetavalt on ostjaks üks Pärsia lahe riikidest. Kremli teatas täna lihtsalt, et nad on S-400 küsimuses Türgiga kontaktis. Edasi tsiteerin Kremli pressiesindaja Timka Peskovit. Siin saan öelda vaid üht. See teema kuulub ülitundlike teemade hulka. Meil olid sellel teemal kontaktid Türgi poolega ja me jätkame neid kontakte. Kõik. Aga kes oli kõige rohkem nördinud selle Trumpi ja Erdogani lähenemise üle? Ja siin ongi näitlik pööre. Rahulolematu polnud mitte ainult Kreml, vaid ta Iisrael. Netanyahu kutsus avalikult Fox Newsi eetris Donald Trumpi üles mitte müüma F-35-sid Ankarale, väites, et sellist relva ei tohi anda. Tsitaat. Režiimile, mis on moslemi vennaskonnast läbi imbunud ja nimetas Erdogani inimeseks, kes avalikult kutsub üles Iisraeli hävitamisele. Trump lükkas oma lähima liitlase selle vastuväite tagasi ja see on parim tõestus sellest, kui tõsine oli Erdogani valik. Ta sidus Türgi lääne sõjalise blokiga nii tihedalt, et nüüd juba Iisraeli peaminister lööb häirekella Ankara tugevnemise pärast NATO sees. Nüüd vaatame, millisel taustal kõlasid need Erdogani sõnad, sest kogu NATO tippkohtumine muutus demonstratsiooniks sellest, et lääs kaldub Ukraina poole. Teise päeva peamiseks sündmuseks sai Trumpi kohtumine president Zelenskiga ning selle tulemusena lahkus Kiiev suurima võiduga. Trump teatas, et USA annab Ukrainale litsentsi Patriot õhutõrjesüsteemide tootmiseks. Just seda relva, mida Zelenski on aastaid taotlenud ja mis on ainus vahend Ukraina arsenalis, mis suudab alla tulistada Vene ballistilisi rakette. Ja nüüd levis Donald Trumpi lause kõigis uudisvoogudes, kui ta ütles, tsiteerin,
me anname teile õiguse toota Patrioti, me näitame teile, kuidas seda teha. Nii et ei saa enam kurta, et me anname teile liiga vähe. See on kaitserelv, mis mulle meeldib rohkem kui ründerelv. Ja see polnud ainus märk pöördest. NATO tippkohtumise lõppdeklaratsioonis Ankaras lubasid Euroopa liitlased ja Kanada Ukrainale vähemalt 70 miljardit eurot sõjalist abi 2026 aastaks ning sama palju abi ka 2027 aastaks. Sümboolne on see, et summa on märgitud eurodes, mitte dollarites. See justkui rõhutab, et rahalise koorma võtab enda kanda just Euroopa. Veelgi enam, NATO tippkohtumise deklaratsioon nimetas esimest korda Ukrainat panustajaks Euro-Atlandi julgeolekusse. See tähendab, nagu eksperdid märgivad, et see on üks kriteeriume, mille alusel üldse hinnatakse riigi võimalus saada NATO liikmeks. Zelenski allkirjastas lisaks tippkohtumise raames niinimetatud troonilepingud Madalmaade, Taani ja Eestiga. Ja nüüd sõnastas Hollandi peaminister Rob Jetten muutuse Ukraina tajumises järgmiselt. Tsiteerin. Varem küsisid kõik, mida Euroopa ja NATO saavad Ukraina heaks teha. Aga nüüd on aeg küsida, mida Euroopa saab Ukrainalt õppida, et seista vastu ohule, mis tuleb Vladimir Putinilt. Aga mis sai Venemaast? Venemaa sai sellest tippkohtumisest, mis toimus Türgis, riigis, mida on aastakümneid peetud Kremlile poolesõbraks, täpselt vastupidise tulemuse sellele, millele ta üldse lootis. Lõppdeklaratsioonis, mis võeti vastu Recep Tayyip Erdogani juhtimisel, märkisid NATO liidrid, et Venemaa kujutab endast pikaajalist ohtu euroatlantilisele kogukonnale. Ja seesama Erdogan, keda peeti Putini sõbraks, juhatas seda tippkohtumist, mis kuulutas Venemaa peamiseks ohuks. Kuigi olgem ausad, kui ta oleks väga tahtnud, oleks ta saanud sõnastust siiski pehmendada, aga ilmselt ta ei tahtnud seda. Mida see kõik kokkuvõttes tähendab? Recep Tayyip Erdogan tegi pragmaatilise, kuid üheselt mõistetava pöörde. Ta ei saanud ei neutraalseks sillaks ega ammugi mitte Moskva liitlaseks. Ta valis poole, mis annab talle F-35D sanktsioonide tühistamise Türgi hävitajate Kaan-mootoritele ja võtmetähtsusega asendamatu NATO mängija staatuse. Vastutasuks pakub ta Ukrainale relvi oma varudest ja Peweli programmi kaudu ning Venemaale pakub ta, nagu ta ise väljendas, oma survekanaleid. Siin on taas oluline olla aus ja mitte maalida täiesti mustvalget pilti, mitte mingil juhul. Türgi valikul on muidugi oma spetsiifika. Erdogani jaoks ei ole see lihtsalt keeruline. Erdogan hoiab teadlikult ühendusliine Kremliga ja jätkab enda esitlemist läbirääkija ja vahendajana. See on tema ammune viis olla kõigile korraga vajalik ja mitte kaotada mõjuvõimu hoobasid. Ta ei põleta sildu Moskvaga demonstratiivselt, nagu teevad seda näiteks Balti riigid, Poola ja nii edasi. Ei, Erdogan ei ole seda aastaid teinud ja on siiski Moskvaga sidet hoidnud. Kuid tema liikumise suund ei ole enam kahemõtteline. Sest kui liider, kes on aastaid tasakaalustunud Moskva ja lääne vahel, avalikult ütleb, et ta kasutab oma eri kanaleid, et just Putin istuks läbirääkimiste laua taha. Kui ta tarnib Kiievile relvi ja lubab seda jätkata ning laiendada. Kui ta vahetab Vene S-400, Ameerika F-35 vastu ja kui ta isiklikult juhatab tippkohtumist, mis kuulutab Venemaa pikaajaliseks ohuks, siis see ongi tegelikult juba tehtud valik. Ja see on justkui kinnistatud. Kuigi Türgi poolsete mööndustega, kogu selle säilitatud kavalusega topeltmängus. Kuid siiski on suund täiesti selge. Erdogan valis poole ja see pool ei ole Venemaa. Siia panen 3 punkti. Teie arvamus, teie järeldused, kirjutage selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head.